Nagu alguses ka mainiti, siis circa 200 inimest. Seni, kuni slaidid peale lähevad, siis teeme väikse harjutuse. Sooviks väga tagasisidet saada, et kui palju teist igapäevaselt kasutavad ID-kaarti, olge head, andke käega märku. Väga hea. Kes igapäevaselt kasutab mobiiliteed? Ja kes kasutab igapäevaselt Smart-ideed? Hämmastav. Samad käed tõusid kogu aeg. Mina olen Kaido Järval, tulen sellisest ettevõttest nagu SK ID Solutions. Oleme Eesti riigi pikaajaline koostööpartner. Teenindame täna kliente Aasiast Euroopani, mõned ka mujalt. Olen lisateenuste müügijuht. Igapäevaselt oma tiimis tegeleme selliste teenustega nagu kehtivuskinnitusteenus, ajatempliteenus, mobiilidee ja Smart-idee. Ehk siis oleme nii-öelda päringu äris. Täna siin olen teile rääkimas sellisest teenusest nagu Digidoc Service, veebiteenus. See ei ole see sama Digidoc Service või Digidoc, mis on teie arvutis olemas. See on Digidoc Service, veebiteenus, ehk siis vahekiht e-teenuse ja SK vahel. Nii nagu päevakavas on välja reklaamitud, siis minu sõnum on valdavalt sellest, et me oleme sulgemas seda teenust. Aga siis järgnevate minutite jooksul ma selgitan teile, miks me seda teeme, mis on alternatiivid ja kuidas nüüd edasi saab. Väga paljud teist mainisid, et te tõstsid käe, et te kasutate mobiiliteed igapäevaselt. Mobiilitee on meil turul aastast 2007, aga Digidoc Service kui selline on saanud juba alguse enne seda. Kas te julgete pakkuda, millal oli esimene versioon Digidoc Service'ist olemas? – 2009 on üks pakkumine. Varem, enne seda. 97, 87, ei. Esimene algeline versioon Digidoc Service'ist oli aastal 2004 olemas. Aastal 2007 me lansseerisime, teeme turule mobiilidee. 2012 aastal tegime Digidoc Service täieliku rewritingu. Ehk siis Digidoc Service täna aastal 2019 sisuliselt tähistab 15. juubelit. Ehk siis see on lahendus, mis on väga pikki aastaid meid teenindanud väga hästi. Aga ta on oma olemuselt monoliitne süsteem, üsna mahukas, kohmakas. Ja tänapäeval maailm liigub väiksemate, kompaktsemate tükkide suunas, eks nimetatakse mikroteenusteks. Ja me soovime oma klientidele, teile pakkuda väga kvaliteetset teenust kõrge SLA-ga. Ja seetõttu me soovime võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid, et seda kõike nagu võimaldada. Ja sellest tulenevalt siis me oleme ära hindanud, et selle teenuse aeg hakkab läbi saama. Keda see muudatus puudutab? See muudatus puudutab e-teenuseid, rakendusi ja infosüsteeme, kus on võimalik praegu kasutada mobiiliteed. See puudutab teenuseid, infosüsteeme, kes kasutavad Digidoc Service veebiteenust allkirjastamiseks, allkirja konteinerite loomiseks või allkirjade kehtivuse kontrolliks. Sealhulgas siis mobiilidee, ID-kaart ja e-tempel. Ja me oleme näinud, et on ka e-teenuseid, kes mingil põhjusel kasutavad Digidoc Service'i vahekihtiga ID-kaardiga autentimiseks. Mis on see lahendus? Et kui nüüd aastal 2020 oktoobris Digidoc Service'i veebiteenus sulgetakse, siis mida peaks selleks tegema, et teenuseid ikka edasi saaks kasutada? Meil on aasta jäänud ja me tegime esimese teavituse kõigile SK ID Solutionsi klientidele septembri lõpus käesoleval aastal, jättes aasta
selleks üleminekuperioodiks. 16. oktoober oli meil oma selline hommikuseminar SK-s. Kohal oli 40 inimest. See on väga palju küsimusi oli sel teemal. Ja loomulikult vastused. Kiire, konkreetne soovitus kõigile e-teenustele on see, et võtta kasutusele mobiilide REST API. See on juba selle aasta juunist toodangukeskkonnas ja 100 meie kliendid on juba sellele uuele lahendusele üle läinud. Aga milleks REST? Miks mitte midagi muud? Nagu ma alguses ka mainisin, mikroteenused. Ta on kiirem, kompaktsem, sõnumeid vahetatakse JSON-i kujul ja me võtsime natukene šnitti ka Smart-ID teenusest. Et Smart-ID on nüüd turul olnud alates 2017 aasta algusest, kasutab samuti REST API-t ja me näeme, et see on õigustanud ennast. Klientidel on väga lihtne integreerida, seda kasutusele võtta ja mobiilide teenusele uut API-t luues lõime praktiliselt sarnase. Et väga lihtne on uut lahendust kasutusele võtta. Mobiilide REST API on väike ja tubli. Seal on ainult 3 võimalust meetodit. On autentimine, on allkirjastamine ja on sertifikaadi päring. Nii lihtne see ongi. Aga millised on need erinevused? Kui me räägime Digidocs Service'ist, veebiteenusest ja mobiilide REST API-st, siis olulised erinevused on see, et kindlasti, nii nagu juba praegu mobiilide puhul, tuleb kasutada siis isikukoodi ja telefoninumbrit. Aga kõige suurem erinevus on see, et konteinerite loomine on läinud väliste teekide pärusmaaks. Seal on siis Digidoc, 4J, Leap Digidoc, SIGA, ehk siis Signature Gateway, Signing Gateway. Saab kasutada näiteks väliseid lahendusi nagu Docobit või DigitalMind Signing Service. Ja allkirjastamine ID-kaardiga ei ole võimalik, sertifikaadi kehtivuse kontrolli ei teostata ja valideerimine on siis SIVA teenus näiteks. Ehk siis me jätame endale üsna konkreetse kitsa fookuse, milles me oleme väga head. Nii nagu ennem ka mainisin seda Smart-ID teenust ja mobiilide REST API sarnasust Smart-ID REST API-ga, siis ilma naljata võib tõesti öelda, nad on nagu 2 tilka vett. Seda on lihtne integreerida ja teenused, kes juba näiteks Smart-ID kasutavad, me oleme neile väljastanud Reliant Party UID. Teenusnimed on avatud, ehk siis, et Reliant Party name on olemas näiteks, IP-aadressid on juba meie juures kliendil avatud, siis tuleb lihtsalt aktiveerida mobiilide REST API ja saab kasutama seda hakata. Kellel veel Smart-ID teenus kasutusele võetud ei ole, nendele teenustele me peame väljastama siis Reliant Party UID ja siis saab seda mobiilide REST API-t kasutama hakata. Reliant Party UID on siis nähtav peale aktiveerimist SK-ID Solutionsi e-teeninduses. Testimine. Kuidas seda teostada? Me oleme loonud näidiskliendid Javas PHP-s. On olemas demorakendus, samuti Javas ja PHP-s. Ka testlood on eeldefineeritud. Ja demokeskkond on kõigile kättesaadav. See on tasuta.
Milline on tulevik? Tegeleme praegu nii-öelda monoliitarhitektuuri lõhkumisega. Loome seda vundamenti, et kvaliteetset teenust pakkuda teile. Ja järgmise aasta oktoobri alguses juba toimub siis Digidoc Service'i veebiteenuse sulgemine. Et kui täna on novembri keskpaik, teil on täna siin 200 inimest kuulamas, väga paljud jälgivad seda infopäeva ka üle livestreami, et olge head, et see puunatus ei jääks viimasele hetkele, asume tööle juba täna. Veebis on kättesaadav ka abimaterjal. Need slaidid on hiljem kättesaadavad ka veebist, need lingid on klikitavad, saate ilusti õige kohani jõuda ja arendajad saavad juba tööle hakata. Minu poolt praegu kõik. Ma tänan, annan üle sõnajärje Tõnisele. Kuidas? Äkki teeme küsimused-vastused pärast, et Tõnisel on ka slaidid ja siis saame ühiselt vastata. Kas see sobib? Väga hea. Aitäh.